Tere ka minu poolt kõigile ja mina siis plaanin näidata seda, et milline see JEDOX, juhul kui teda kasutate, välja võiks teil näha. Et just nimelt, et milline ta võiks välja näha, sellepärast et tegemist on sellise platvormiga, mida siis võib kujundada täpselt selliseks, nagu tarvis on. Ja nagu Kurt siin ütles, et võite teha kõik nullist üles seada, aga samas on olemas ka JEDOX ja mingisuguste teiste partnerite ja kasutajate poolt tehtud sellised valmis lahendused või põhjad, mida siis saate sealt marketplace'ist endale alla laadida ja võtta selle nagu aluseks. Ja siin võib-olla alguseks, et Maigi korra mainis, et arendajatel on silmad sellised rõõmsad või naeratavad, et tegelikult on tõesti, et mina olen Infovaras olnud üle 10 aasta ja kogu see aeg oleme pidevalt otsinud jälle mingisuguseid platvorme, kus saaks siis neid andmeid ka sisestada. Et meie BI tool, mida me kasutame, et see on väga hea, tõesti, me saame kõik andmeid igalt poolt kokku võtta ja neid siis analüüsida ühes kohas, aga puudus on olnud alati sellest sisestamiskohast. Et enamjaolt ikkagi klientidel on olnud Excelid ja Excelite probleemidest ja eelistest siin juba räägiti. Ja isegi nõnda, et ma arvan, et mingisugune 7-8 aastat tagasi Infovara loobus otsimisest ja meil oli üks programmeerija, kes tegi siis ise sellise toote valmis. Paaris kohast isegi on kasutusele võetud. Ma tean, et ühes kohas on siiamaani kasutusel. Aga tolle probleemiks oli ikkagi nõnda, et ta oli selline mingil määral nagu ühe arendaja poolt tehtud ja kui selline tõsisemaid muudatusi oli vaja, siis oligi kõik selle sama arendaja taga, et tema üksi teadis, mis seal toimub. Et nüüd see programm, mis me leidnud oleme platvorm, et sellel on ikkagi niimoodi, et on selline arendusmeeskond ja toode on nagu üks ja see vajalikud muudatused ja sellised parametriseerimised saab teha siis kõik lõppkasutaja või siis võtame, kes iganes seda arendab, et see omalt poolt. Ja platvormi poolelt on siis nõnda, et tõesti siin Kurt tõi enda presentatsioonis välja ka, et on meil see security osa, et kus koha peal siis määratakse ära, et mis kasutajad millele ligi saavad. Selle kasutajate juures määratakse ka ära näiteks kas või nende meiliaadressid, et kui siin tehakse mingi selline tööprotsess, et kuidas siis kellele läheb see teade, et nüüd, et eelmine etapp on lõppenud, et sina võid siit edasi jätkata. Siis teine osa, mis siin on siis integratsioon erinevate muude toodetega. Et eelarvestamisel või siis planeerimisel, et loomulikult me läheb tarvis ju seda infot, et kui me hakkame tegema, et siis millised on teie kliendid, millised on tooted, mida me planeerime, mingid kontod, kulukohad, et ei ole ju mõeldav, et neid kõiki hakatakse topelt siia sisse panema. Et selle jaoks on olemas siin selline integraator, mis siis nii tihti, kui te selle paika panete, käib ja teie süsteemist võtab need andmed nagu sinna sisse. Ja samamoodi saab siis sisse võtta siit andmed ka selle tarvis, et võtate näiteks mingid tegelikud andmed. Et milline teie müük või kulud olid tegelikult eelmisel aastal ja nende põhjal on juba planeerimine märgatavalt lihtsam, et teil on see tegelik number ees ja te teate, et kus koha pealt siis võiks nagu eeldatavasti paremini halvemini minna, vaadates neid varasemaid numbreid. Siis põhiline, mis ma siin nagu näitama hakkan, on ikkagi see, et kuidas see andmete sisestamine võiks käia. Ja minu poolt on siis 3 sellist hästi lihtsat sisestamisviisi. Et üks ongi see, et kui me võtame mingi konkreetse eelarve numbreid sisestame. Teine etapp on siis läbi käinud teemaga selle forecastingu või versioonide kohta. Et kui teil nüüd on 3 kuud või pool aastat möödas, et siis te teete uue versiooni sellest enda eelarvest.
et parandada seda sihti, et kuhu te siis aasta lõpuks või mis ajaks te liikuda tahate. Ja kolmas on siis demonstreerib natukene seda, et teil on ikkagi tihtipeale tarvis, et ühe sellise eelarvestuse mingi sisend, et see on nagu edasi väljundiks. Et kui te teete mingit müügieelarvet, et siis selle põhjal oleks teil tarvis ju kätte saada näiteks see, et kui palju te mingisuguseid asju ostma peate või siis lõpuks, et kui ta on seal kogu teie ettevõtte, noh, mis on siis profit loss on ju selle eelarvestuse peale, et siis see müüginumber võiks automaatselt tulla sealt ju müügi planeerimise pealt, et ei pea seal hakkama eraldi seda numbrit sisestama. Või tööjõukulude number tuleb sinna kasumi aruandele teil selle koha pealt, kus te eelarvestate või planeerite enda tööjõu, inimeste arvu ja nende palgakulusid. Nii, aga alustame siis selle nii-öelda näitega. Et siin on siis üks selline demobaas, kus on ettevõtte mis müüb jalgrattaid ja mingid varuosasid ja algab siis eelarvestusperiood, kus on üles seatud niimoodi, et esimene pilt on siis nii-öelda riikide lõikes eelarvestamine ja on näha ka siis see, et kui kaugele nüüd on jõutud mingisuguse vastuprotsessiga. Et me teame, et iga eelarvestuse aluseks on see, et kõigepealt see eelarve nii-öelda sisestatakse ära, siis kellegi poolt ta saadetakse ülevaatamisele ja kui nüüd see vastutav isik selle kinnitab või approve'ib, et siis on see protsess lõpule jõudnud. Ja siit selle esimese monitori pealt näha ongi, et on mingisugused 3-4 riiki, kus on siis see protsess juba valmis. Mõned riigid on need, mis ootavad siis ülevaatamist ja mõne koha peal on üldse, et see andmete sisestamine on pooleli. Ja võtame siit näiteks mingisuguse riigi, et Itaalia, kus on näha, et temal ei ole midagi veel toimunud ja nüüd see müügi esindaja, kes siis Itaalia eest vastutab, et see siis hakkab enda andmeid tegema, et valib siit, et ma tahan nüüd see Itaalia andmeid sisestada. Ja avaneb siis talle siis aken, kus koha peal on näha tootegruppide lõikes, et võrdluseks võetud siin, et eelmise aasta sama perioodi müüginumbrid ja siin on siis kastid, kuhu kohta ta saab siis seda eelarvet hakata sisestama. Nüüd sisestamise koha peal, kui teil on see puu, mingi tootepuu või kliendipuu ilusasti üles ehitatud, et siis te saate sisestada selle müüginumbri, et mingi uus toode, mis siin on, et selle kohe siia vastava positsiooni peale sinna alamtasemel ära ja nagu näha, et see sama number, see nüüd siis kohe konsolideeritakse sinna pealtasemele kokku. Et kui ma panin siia numbri 100, et seda müüme 100 euro eest, et siis on kohe näha, et meil jaanuari eelarve on 100 ja samamoodi on kogu esimene kvartal on meil 100. Et me võime selle sisestada, mis tasemele me tahame. Et kas siis paneme kohe, et kogu ratastele, ma kustutan selle 100 siit praegu ära. Et paneme lihtsalt, et need mägirattaid, et neid või 10 000 eest, et 10K, et kui te nii-öelda neid nulle ei meeldi teile panna, et kas siis, et on siis kilodes või miljonites või, et siis on võimalik ka kohe niimoodi sisestada. Ja siis nagu näete, et nüüd, et ta pani see 10 000
aga nüüd siis kõik seal all olevad tooted, et nendele siis jagasta võrdselt ära. Siin etteruttavalt või teadmiseks nõnda, et juhul, kui meil on mingisugune väärtus siin juba olemas ja me hakkame siis sinna ülemisele tasemele sisestama, et siis, kui see number nüüd muutub, et siis tegelikult jagatakse proportsionaalselt laiali. Et kui meil on näiteks, et mingit seda ratast müüme 100 eest ja seda 200 eest, et kokku on 300 ja nüüd, kui me seda numbrit seal muudame, et siis ta kõigile teistele ei jaga, vaid tegelikult ta nii-öelda vastavalt sellele proportsioonile tõstab ära. Et jah, meil on nagu võimalus sisestada see number täiesti nii-öelda siia alamtasemele ära. Aga tihtipeale see eelarvestamise protsess hakkab ikka niimoodi, et me võtame aluseks ju mingi kas siis eelmise aasta või midagi muud või üle-eelmise aasta. Ja siin sisestades võime ka, et selliste, pärast ma näitan mingi planning assistendi abil, et me saame siis nagu täpsemalt nagu siin määrata, et mida me teeme. Aga nüüd, et kasutajate jaoks asi lihtsamaks teha, on siin arendajad teinud ka sellised nii-öelda kiirvaated. Et mis on siis näiteks üks selline kiirvaade või kiirvalik on see, et me kopeerime andmed eelmise aasta Actuali pealt. Et seesama see 8,2000, mis meil on, et see nüüd tõstetakse meile siia eelarvesse. On see andmestik meil siin olemas ja nüüd me saame juba edasi neid andmeid siin parandada. Et kui me arvame, et me näiteks veebruarikuus, et suureneb 10% meil hoopis müük, et 2,7 asemel on nüüd 3,0 miljonit. Et me saame siis nende kiirviidetega siin otse midagi nagu muuta. Või siin on ka võimalus see, et me näiteks paneme mingi jaanuarikuu, et see meil enam ei muutu, et see 4,3 miljonit, mis seal on, 4,3 tuhat, et selle paneme näiteks, lupustame momendil ära, et seda me ei muuda, aga me tahame ikkagi, et see eelarve meile, kogu kvartali eelarve tuleks kokku mingisugune 10 000 näiteks. Et paneme 1000. Et siis näete see 4,3, mis meil oli, see siin ei muutunud, aga lihtsalt, et see vahesumma, mis me nagu panime, jagati siia teiste vahele ära. Ja nüüd, kui meil on see tehtud, siis saame Hold Manageri alt selle nii-öelda uuesti enda taseme lahti lasta ja vastavalt siis uuesti neid muuta. Nüüd see, et ma siin ei pea üldse monoloogi tegema, et kui teil tekib mingeid mõtteid, küsimusi, siis meil on nii ilus väike seltskond. Siin on, kuidas te üles panete, et on võimalik nagu tõesti, et te teete erinevad kohad, et ühes kohas on näiteks raha, teises kohas on tükid eelarvest, et kuskil on teil see mingi ühikuhind, on ju, et siis see, mida te eelarvestate, see täpselt ongi. See võib mõõdiku valik olla, et mida sa jõuda maneerida. Jah, et näiteks siin mingi teise vaate peal ongi see, et võite valida, et kas te mingi uniteid või hinda või siis mingi gross revenue, et täpselt niimoodi, nagu te ise selle paika nagu panete. Nüüd järgmine asi, mis ma mõtlesin siin teile näidata, on see, et ma ütlesin küll, et see integraator on olemas või need ühendused erinevate programmidega, aga juhul, kui teil ikkagi siin samas Jedoxis selgub, et teil on vaja sisestada mingisuguseid andmeid, mida teil sealt majandustarkvarast pole näiteks tulnud.
või te planeeritegi niimoodi, et te teate, et mingisugused sellised müügiplaanid on, aga noh, et mingi 3 või 4 või 10 uut klienti, kes tulevad, on ju, et nende nimesid ja infot ei tea, on ju, et seda on võimalik siin ka sisestada. Et näiteks mul praegu andmeid sisestades tuleb mõte, et tegelikult mul ju tuleb uuest aastast tuleb ka uus rattagrupp, et oleks vaja siia panna siis need uued rattad juurde. Et ma otsin välja, kus mul see info on. Siin on see modeler, kus mul on siis nii-öelda see mudeli seadistamine. Ja siin näete, et toodete juures on see sama tootepuu olemas, et meil on rattad ja rataste juures on siis erinevad, mis seal olid need mägirattad ja maanteerattad ja ma tahan siia panna uue, mis on siis mingi samale tasemele. Ja siia alla panen siis ka mingi uue, kus mul on. Nüüd, et see new red bike, et see mul on tegelikult noh, kus mul et see kuulub mul sinna City Bike'i alla. Et nüüd, kui ma lähen tagasi enda sinna eelarve kohta, siis näete, et mul on siin tekkinud see City Bike ja ma saan siia, et mul on mingi uus punane ratas, mida ma märtsikuus ka, et tuleb turule ja saan mingi 1000 eest müüna. Näete, et kogu eelarve on meil kokku nüüd 11 000 ja see uus ratas on siin nii-öelda nagu täiesti olemas. Ja see on siis igal pool, kus mul seda tootepuud või seda struktuuri on kasutusel, et seal siis sama ratas ka figureerib. Nüüd. Ja andmed saab omakorda saata ERP-i või muudesse süsteemidesse, et ei pea topelt sisestada. Just nimelt, et see integreerimine ei ole mitte ainult niimoodi, et me saame siia andmeid sisse võtta, vaid me saame siit selle väljundiga saata kuhugi mujale, et kasutada siis kas siis enda majandustarkvaras või kui teil on mingisugune selline analüüsitarkvara, mingi BI tool, et siis seal juba seda eelarvet võtta. Mul on küsimus, et selle taha võimalik panna tekstidega mingi tootespildid, näiteks jalgrataste kategooria. Mul on seal 4 erinevat kategooriat ja ma tean, et näiteks mägijalgrattad ja peame neid müüma 50% ja ülejäänud see mingi muu spildiga, et ma panengi ainult selle ülemise kategooria nagu paika need jalgrattad ja ülejäänud jaotab juba ise laiali minu loodud või minu selle spildi järgi. Nii, siin on võimalik panna sellised tõesti ruulid või reeglid sisse, et umbes sellised, et seesama, et kui meil on kui me teeksime palgakulusid, et te panete selle brutopalga sisse ja siis selle võrra on kohe sotsmaksud ja kõik need samad kulud nagu teistes koha peal tuleb mingid proportsioonis ära. Et seda saab teha küll. Teine võimalus, et kui te näete, et te võtate, kopeerite siin ära, et oletame, et meil see, et siin on, et meil et te sisestategi siia mingisugused need osakaalud, et kui meil on mountain bikes on 50, see on 20, 30, et teil on mingisugune osakaal siin olemas, on ju. Ja nüüd, kui teil see rataste, nagu ma enne ütlesin, et juhul, kui me sinna pealmisel osale mingi summa sisestame, et siis alla ta jagab proportsionaalselt ära.
kui alguses ma sisestasin sinna mingisuguse numbri või mingi summa ja seal all midagi polnud, siis ta pani kõigi vahel selle ära. Aga antud juhul, kui ma siia paneksin näiteks mingisugune 5000, siis näete, et ta jagas selle sama proportsiooniga selle sinna ära. Et mul oli teada, et see maanteerattad on seal nii palju ja see nii palju, et ta saab seda proportsiooni kasutada küll. Oleneb lihtsalt kuhu ja kuidas see nüüd paika panna. Jah, et no kindla proportsiooniga on ikkagi see sama, et kui meil on see jah, et sama loogika, et igale poole sinna allapoole, et kui tal nagu seal all midagi ei ole, vaikimisi, et siis ta jagab nagu võrdselt, aga kui seal on mingisugune proportsiooni olemas, siis ta jagab vastavalt sellele proportsioonile. Nii, meil on nüüd 25 000. Nüüd no paneme sellele, selle tattale paika, on meil ikka tähtis asi, et 25 100 on meie Saksa Itaalia eelarve praegu. Nüüd järgmisena, mis ma tahtsin näidata, on see, et siin Kurdi jutust ja käis läbi ka, et sooviti teha ikkagi sellist nii-öelda laiendatud Excelit. Et kuna ikkagi 86% kasutab Excelit planeerimisel ja ma arvan, et mingi 99% kasutab seda igapäevaselt niisama, et siis me ju selle Excelist nagu ei pääse või võime pääseda, aga noh, et Excel on ikkagi väga paljudele selline südamelähedane, et kuidas siis oleks Exceliga liidestamine. Et tegelikult, kui te selle Jedoxi nüüd endale paigaldate, et siis selle paigalduse käigus on võimalik kasutada ka Exceli add-onsi. Et paneme. Ja teeme ühe uue lehe, et siis näete, et siin Excelis on selline eraldi Jedoxi taabikene ja siin on siis võimalik teha ka selliseid kergemaid, raskemaid vaateid, aga ma teen siis hästi sellise lihtsa ära, et ma üritan lisada lihtsalt vaate. Nüüd sealt Jedoxist tuleval ma saan erinevad nii-öelda baasid või vaated või mida ma nagu seal kasutan. Et ma viimati tegin selle sama baasiga, et mul on kohe lahti see Easy Planning oma ja siin on siis umbes nagu meile Excelis harjunud see pivot tabeli asi. Et ma tahan, et siin on mul mingi selline dimensioon, kuud tulevad tulpadesse ja ongi mul nii-öelda vaade valmis. Nüüd, et seda vaadet natukene nagu koomale võtta, siis ma seal tegin ju niimoodi, et mul praegu oli 2020. aasta eelarvestamine ja see eelarve versioon, see oli actual ja budget, et ma saan actuali ka siin vaadata, aga ma võtan selle budgeti siin. Nii, ja nüüd, kui ma kõik mul on praegu tuli klientide lõikes, siis näete, et siin Itaalia all on see sama 25 100, mis ma seal nagu sisestasin. Ilusti kuude lõikes või on kvartalis, et esimesel kvartalil on näha, et märtsikuus on mul 100 tükki. Ja siin on ka, et ma võin minna täpselt selle sama detailsuseni, nagu mul see mudel on seal paika pandud. Et kui ma toodete alt näiteks valin selle sama, mis meil oli, seal tegin uue toote, New Red Bike, siis on näha, et seda on mul ainult Itaalias ja märtsikuus on mingi 100 eest plaanitud. Ja kui õigused on teil olemas, siis et tegelikult seda sama teemat või saate siin ka muuta, et ma panen siit mitte peale 100, vaid ta on 50% rohkem, et liidame sinna.
praegu tuli lihtsalt 50% sealt. Et selle City Bike läheb mul hoopis 50. Siin on nende muudatustega, et kui ma panen ühe trelli sisestan, et siis on see, et tuleb nagu sisestab selle numbri sinna, aga siis kui ma tahan liita või lahutada, et siis on mul 2 trelliga. 2 trelliga panen sinna 10 tükki juurde, et siis ma nii-öelda lisan 10 sinna. Või panen, et ma lisan sinna 10%. 66 seal. Aga noh, neid vaated, et on lihtne pärast meelde jätta. Et toopis see uue punase ratta, Itaalia müük, märtsikuus on mul 66, et ma tegelikult saan seda sisestust teha ka siin. Ja nüüd, kui ma lähen siia, siis on näha, et mul see eelarve on seal 66 ja tuleb kõik selle pealt. Et see Excelite rägastik võib teil olla, aga kui te võtate aluseks selle ühe ja ainsama koha, et siis on teil kõigil nii-öelda samasugused numbrid ja see sama struktuur, mis teil nagu ette on nähtud. Nii palju kui soovite. Nii. Nüüd ma ei näidki, mis sa näitasid. Reporting. Okei, näitan reportingu. Aga ma praegu nii-öelda, praegu ei näita. Et on eelarve tehtud, et see mingi 25 600 ja siin mäletate algusest, kus staatusmonitor oli, et erinevates riikides olid erinevad need etapis, et nüüd on mul see tehtud ja nüüd ma siis saan selle saata, et võtan lahti ja panen, et nii-öelda, et ta on nüüd valmis ja tuleb info, et nüüd saadeti ülevaatamiseks, et nii-öelda, et andmete sisest on tehtud, nüüd on andmed saadetud ülevaatamiseks ja nagu näete, et praegu momendil selle ülevaatamise käigus ma neid andmeid parandada ei saa, et on nii-öelda nagu selles mõttes lukku pandud. Ja vaatame, et kas mul siin, näete, et kell 10.59 on tulnud ka siis vastavalt kiri, et mingisugune see kasutaja on nüüd enda töö ära teinud ja mine nüüd vaata üle, et kuidas on, et kas sobib või sobib. Et see, mis moodi või mis kujul see kiri tuleb või mis siin kirjas on, see on loomulikult jälle puhtalt seadistatav. Et on integreeritav nagu ka muude süsteemidega. Ja nüüd siis ülevaatamise käigus, kui me oleme siin selles staatusmonitori juures, siis on näha, et meie Itaalia on nüüd etapis, kus on siis ülevaatamiseks valmis. Ja kui ta Indoneesia oli seal. Okei, vabandus. Et nüüd see, kes siis seda Itaaliat kontrollima peab, see võtab lahti, vaatab, andmed sobivad ja siis on juba sealt töövoos saab määrata, et kas ma aktsepteerin selle või lükkan tagasi, et mine muuda seal midagi veel. Saab kommentaari ka panna, et miks siis tagasi on lükatud ja ma proovin. Ja see on closed. Ja meil nüüd staatusmonitori peal peaks olema näha, et ilusti Itaalia on meil ka, et selle perioodi eelarve on valmis korras ja võib nii-öelda tööde listist selle praegu maha võtta, et on kõik sellega korras. Nüüd enne kui ma lähen nii-öelda selle forecasti juurde, et siis ma natukene
natukene veel tagasi, et kui enne me rääkisime siin, et on need integreerimised ja andmete sissevõtmised ja õiguste jagamised, et kõik on siin seadistatavad. Et siis tegelikult on niimoodi, et kuigi neid andmeid saab siit välja saata, et on võimalik teha siin samas selles enda keskkonnas ka sellised aruandlused või aruandevaated valmis. Et me ei pea selleks nüüd kasutama mingisugust, ma ei tea, kas siis Microsoft BI-d või klikki või mingit muud asja. Et me võime siin teha ka sellised täiesti nii-öelda mingid analüüsivaated valmis, mida siis me saame siin kasutada. Et täiesti nagu selline võimalus on ka sellel platvormil olemas. Aga loomulikult, et kui teil on endal olemas mingi BI erituul olemas, et kus teil on niikuinii juba mingisugused sealt majandustarkvarast tulevad need tegelikud andmed ja võib-olla kusagilt kolmandast kohast tuleb ka midagi, ma ei tea, tulevad ilma andmed teil kuskilt või tahate või mingid rahvastiku andmed. Et siis et mõistlik on ikkagi siit nagu see välja saata ja kasutada seda päris vahendit nii-öelda nende aruannete vaatamiseks. Aga kui teil eraldi vahendit ei ole, siis saate seda täiesti kasutada ka aruandluse jaoks. Et kõik, et teete mingisugused enda valikuid või filtreid panete siit ja see vastav teie tehtud aruanne näitab seda, mis teil siis seal on. Siin vaikimise vaated, et tõesti, et tuleb teha kas siis ise või teine võimalus on see, et see, mis Kurt nagu mainis ka, et on olemas selline koht nagu marketplace, kus saab nii-öelda midagi nii-öelda sellised valmis mudelid juba alla võtta, et te siis lihtsalt kohendate seda ja neid vaateid. Näiteks mingi konsolideerimise teemad või siis mingi see tööjõu manageerimise asi. Ja nendega on niimoodi, et osad nendest, näiteks see human resource on ju, et näete, et see price on free, see tähendab, et üldiselt tead see, mis nagu Edox ise on teinud, on ju, et need on siis nii-öelda vabalt kasutatavad, tasuta, aga osad, ma ei tea, näete, et näitab siit on premium, see tähendab siis nõnda, et tegelikult keegi on nagu selle valmis teinud ja tahab siis selle eest saada mingisugust nii-öelda tasu, et selle valmis ehitamise eest. Et ja, et te saate teha nii-öelda ise nullist üles ehitada või siis võtta aluseks mingisuguse olemasoleva sellise mudeli, kus on juba siis need palju asju ära tehtud ja lihtsalt seda kohendada. Nii, teine teema, mis oli, et kui meil nii-öelda see tavaline sisestamine, mida me praegu vaatasime, on siis see, et kuidas võiks välja näha see forecasti teema. Ja forecastiga on siis niimoodi, et kui teil on nüüd mingi aeg mööda läinud, enda eelarve aastast või mille lõikest iganes nagu planeerite ja tahate nüüd seda üle vaadata või teha uue versiooni, et siis siin näites on tehtud niimoodi, et meil on olemas nii-öelda actual või nii-öelda, mis teil aasta alguses tegelikult on toimunud, siis on meil iga kuu kohta on tehtud eelarvenumber ja siis nende versioonideks on tehtud siis ka 3 sellist forecasti versiooni. Et esimene nendest on siis 3 kuud tegelikku, 9 siis nii-öelda seda, mis te planeerite, siis on 6+6 ja 9+3. Aga neid te võite teha ka iga kuu kohta või kuidas te soovite, kas iga nädala kohta.
Ja nagu te näete, et siin loogikas on tehtud nõnda, et kui meil on see 3+9, et siis 9 kuud on see hallina, kus me saame siis nii-öelda numbrid sisestada. Kui meil on 6+6, siis nii-öelda esimesed 6 on lukus, kuhu peavad tulema siis nii-öelda need tegelikud numbrid. Kuna meil aprill, mai, juuni mingid numbrid ei ole, siis näitab ka 0. Ja viimane 9+3 on siis see, kus meil on nagu 3 kuud nagu võimalik andmetega manipuleerida. Ja see forecasti põhjal ka, et te saate siia hakata neid kohe numbreid sisestama usinalt või lihtsam viis on see, et kasutate juba eelmõeldud neid väärtuseid ja üldiselt forecasti juures on siis see, et me kopeerime sealt eelarve pealt. Eelmises kohas oli niimoodi, et võtsime aluseks selle eelmise aasta, aga nüüd on meil eelarve tehtud ja me võtame aluseks siis eelarve. Et näete, et kõik need eelarve numbrid, mis olid, need tulevad siis siia meile. Need saab ise nagu seadistada ja et siin on pandud, et kõike me nii-öelda suurendame, aga samas me võime ka suurendada mingi teise numbri, et võtame, et siin meil 36 asemel on meil või mingi, paneme ümmarguse, et 40 000. Et me võime alati nii-öelda kasutada siit neid eelmainitud asju, et me suurendame seda 10%. Aga tegelikult on võimalus siin, et kas siis nende ühikäsklustega panete kohe siia sisse või on olemas selline asi nagu planning assistant, mis siis lubab teil täpsemalt erinevaid nii-öelda tegevusi selle numbriga teha või selle lahtriga seal. Et kas siis lihtsalt sisestada, kopeerida või võtame näiteks transfer on selline, et kui meil on siin see 40 000, mis vaatame, et 40 000 on ju, et me teame, et sellest 40 000 tegelikult see üks 10 000, mis meil on 10 000 mingi projekt või diil, et see lükkub kuu võrra edasi, et me tahaksime siit sellest summast tõsta 10 000 siia. Et siia jääb meil 30 000, aga see 10 000 meil mitte ei kao kuhugi ära, vaid ta läheb mingi teise perioodi peale, et läheb juulikuusse meil. Et siis me saame selle planning assistendiga võtta siit näiteks selle sama, et me transfer, tõstame sealt üle 10 000 ja nüüd siis, et sellest versioonist tõstame ta nüüd siia kohta. Me võime näiteks ühe kliendi pealt teise peale tõsta või, aga antud juhul me tahame lihtsalt tõsta selle teise kuu peale, et juunikuust tõstame selle juulikuusse. Ja execute, siis näete, siia jäime 30 000 ja siis 10 000, mis siin oli, et selle me tõstsime teise perioodi. Või mingid summad tahate vähendada, et tõesti, et siin aprillikuu, et siin midagi ei toimu, et selle me vähendame 10%, et siis oli see kahe trilliga oli see, et ma saan nüüd tiike lahutada, võtan, et -10%. 29 ja 26 alles. Ja siin siis näitab teile siis seda kogu tulemust, mis on siis antud juhul siis esimesed 3 kuud äktööl ja need numbrid, mis te siia sisse panite. Need on ilusti seal lõpus nagu näha. Ja kui see on valmis, siis saate minna järgmiste tegevuste juurde. Nii küsimusi vahepeal? See rolling on suur, kuidas see rolling? Rolling. Nii, siin on ikkagi nõnda, et nende reeglitega saab nagu paika panna, et mismoodi see siis nagu tegelikult nagu tuleb, et nüüd, et kui ma võtan mingi rolling
juunikuus, siis et ta võtabki, liidab need alamsummad sealt nagu umbes sisuliselt nagu see kvartaligagi on, et mingi Q3, et see koostab sellistest kuudest, aga ta panete mingi R3, et selle alla käivad siis sellised kuud, et te saate selle nii-öelda mudelis nagu paika panna. Kui siis paika panna näiteks lõpptulemus, mis aasta lõpuks olema peab vastavalt esimeste kuude actualile tulevased nii-öelda kohanduvad ennast. Kui palju siis, kas see on puudu või on üle? Jah, et kui te ikkagi panete siia, et nõnda, et see, võtame kusagilt siit summa maha, et siin aprillikuu ikka läks tõsiselt kehvalt, et siin on meil ainult 10 euri on ju. Ja seda te enam kuidagi muuta ei saa, et siis te panete selle holdiks ja teate, et te peate nui 4 saama aasta lõpuks mingisuguse 343 000 on ju täis, et siis te panete siia lõpuks ikkagi selle 343 000. See summa, mis oli vastavalt proportsionaalselt, jaotate siia nende kuude peale ära veel ja see, mis meil oli lukku pantud, et see siis ongi selline, et kokku me saime enda 343 ikka siit kätte, aga lihtsalt selle kuu peal me teda ei saa kasutada. Et see on selline hea võimalus, et kui seal tõesti mingisugune midagi on teil on nagu paigutatud või kindel, et siis te saate sellega nii-öelda panna holdiks, et seda me nüüd ei muuda. Tihtipeale meie eelarvestamine ei ole selline, et üks tabel korraga, vaid tegelikult on ikkagi nende sisestusandmete vahel on omavahelised seosed. Et näiteks, et see, mis me müügis nagu teeme, et mingi koguse või midagi sinna sisestame, siis et tegelikult see sama peab meil kajastuma seal kasumiaruande müügireale. Kui teil on mingid omahinnad ka olemas, siis tegelikult on ka siis selle müüdud kauba kulus peab ta kajastuma. Ja samamoodi, kui teil on mingi tootmine asi, et kui teil ikka plaanite seal müüa mingisugune 100 ratast, et siis et tegelikult peab siis tootmisesse ka kajastuma, et selles perioodis peate tegema siis neid rattaid nii palju või siis kusagil te peate siis midagi niimoodi ostma. Et aga vaatame siis, kuidas see näiteks on. Siin on lihtsalt iseloomustamaks, et tõepoolest, et on võimalik neid numbreid nagu üle tõsta, et ma teen hästi väikse nii-öelda näite. Ja võtame nõnda, et ma maikuus näiteks müün nüüd neid rattaid. Sisestangi siia müügi juurde, et nüüd neid mägirattaid müüma 500 tükki. Et siis tegelikult on niimoodi, et on mu müügiplaan nagu paika pandud ja nüüd, kui ma vaatan siin tootmise juures, peaks olema seal, siis näete, et maikuus on mul mingi rataste juures, mägirataste juures on 500 tükki peaksin tootma. Ja nüüd, kui ma lähen nii-öelda edasi, vaatan näiteks neid, et mis nii-öelda varuosasid või mida mul tarvis on. Siis näete, et maikuus on mul vaja mingisuguseid pidureid mingi 1000 tükki ja mingid käepidemeid 500 tükki, et see kajastub siis seal kusagil mujal ära.
Ja lõppkokkuvõttes kajastub see minu nii-öelda summa, mis mul oli, et 500 ratast on sellise 3848 eurot. Et see kajastub siis ka juba minu selle kasumi aruande peal. Et ma ei pea nüüd kasumi aruannet hakkama nagu eraldi vaatama teisest Excelist või teisest kohast, et kui palju mul nüüd see müük tuleb sealt, panen selle siia sisse, nüüd vaatan, et mul kuu tulemus on ikkagi natukene nagu paha, et ma pean müüginumbrid parandama, et lähete müüginumbrid parandama, siis on jälle kusagil ta mingi 3-4 Exceli vahel liikudes, mõni Excel jääb ikkagi nii-öelda uuendamata ja on mingi andmestikus erisus sees.